oli siin mäng varem ära, siis jäime siia edasi, et aga Rene, alustame siis Tartu Maksimum. Nii ja vaatame nüüd! Jan Pall väravas! Mängitud 2:58 ja selline pomm meil siin. Jaakov ja värav! Kohe otsa. ja ilusti lahendatud taha posti ja nii, see näitab ka see palli kaotus ja olemas tühja väravas ja veel peaga ise järgi. Nii ja nüüd uuesti, ai. Ivan Klimovitš ja seis on juba 4-0. Iga kaotuse pealt õpitakse. Nii nagu eelmine mäng ka, et oli esimene... Jaakovlev teine värav juba. Eduseisuses olete mängideks. See on ka natukene, et noh. Aga... olemas! Rasmus alles. Ja tatud. On ja värav! Olemas! Võtame nüüd rahulikult ära. 5-2 Silmet Wolfs. Nii, oleme siis valmis alustama teise poolega, et Jõgeva paneb palli mängu. Väravahi eksimus ja nüüd tuleb kohe Jõgevalt eksimus tagasi, kiirrünnak. Silmetilt ja tühja. Aleksander Tubõkin, oma teine ja kokku 6. Nii. Jaa! Anton Mašinistov. Peaks vist olema 3-1. Jah, aga no pole midagi. Oi, ja nüüd on võimalus. Ja on. Ivan Klimovitš, Privet Valge. Tundub, et on ikka taastunud täiesti sellest esimese poole aja. Aga näe, nüüd on ülekaal kohe Jõgeval. Ja siit peab ära lööma! Eelmine aasta oli pikk seeria. Poolfinaalis vist lõppes. Nii ja nüüd! Oi, kui ilus! Ja saigi jala lahti. Jah, natukene, et mängijad ei saa nagu aru üksteisest, et puudub selline kindel mänguplaan, aga näe, siin on juba 9 ja päritus lööb. Just, ja nii on. Ja olemas! Selline värav. Mäng läks üllatavalt kiiresti ja tegelikult ütleme ausalt oli hea mäng, et Jõgeva näitas, et nad päris nagu tühja pealt ei mängi, et oskavad mängida.